Stroiline, kui kaamerad teda Miami föderaalkohtu ees ümbritsevad. See on 16-aastane Timothy Hudson, keda süüdistatakse oma kasue tapmises ja seksuaalses kallaletungis Carnival kruiisilaeval. Tänase päevani on Timothy Hudson olnud vanglast vaba. Teda süüdistatakse 18-aastase Anna Kepneri kägistamises nende kajutis, kui nad eelmisel aastal perega kruiisil olid. Täna kohtunik kohtusaalis üllatusliku otsuse selle kohta, kas Hudson võib koju minna. See on On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Hei sõbrad, enne kui alustame selle On the Case episoodiga, tahan teile rääkida tasuta rakendusest Upside. See annab teile raha tagasi igapäevaste ostude, nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit pealt. Tee nii, laadi Upside tasuta alla, vali pakkumine nende enam kui 100 000 asukohast ja maksa siis, nagu tavaliselt, oma kaardiga. Pärast seda kinnita ost ja saad raha tagasi. Näiteks kui mul on vaja kütust või tahan ühel õhtul toitu kaasa osta, otsin pakkumisi Upside'ist. Siis pärast kulutamist ilmub raha minu rakendusse ja ma kannan selle otse oma pangakontole. Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas tagasi. Nii et raha tagasi saamiseks klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood ja kasuta sooduskoodi OTC, et saada oma esimese paagitäie kütuse eest iga galloni pealt lisaks 25 senti boonust. Miami föderaalkohtunik tegi täna olulise otsuse Anna Kepneri kohtuasjas. Ta on selle loo ohver, 18-aastane tüdruk, kes oleks praegu lõpetamas keskkooli, kui teda poleks väidetavalt tapnud tema enda kasuvend. See poiss, kes täna kohtus on, tema üle peetakse kohut täiskasvanuna ja kui ta mõistetakse süüdi tõeliselt õõvastavates süüdistustes, võib ta veeta aastakümneid vanglas. Ja täna võttis see lugu veel ühe suure pöörde. See on video Timothy Hudsonist, 16-aastasest, kes siseneb täna hommikul Miami föderaalkohtusse ja nagu näha, ei näidanud ta eriti emotsioone. Ta vaatas otse ette, kui kaamerad teda ümbritsesid. Tema isa oli tema kõrval ja juhatas oma poja kohtumaja ustest sisse. Kas nad täna kohtumajast koos välja tulid või mitte, sellest räägime kohe varsti. Aga te peate mõistma, millega see 16-aastane silmitsi seisab. Mõrva ja raskendatud seksuaalse kuritarvitamise süüdistused selle eest, mida ta väidetavalt oma kasuõega tegi. Need on mõned visandid, mille just saime vahistamisistungilt. See on Timothy föderaalkohtus täna. See istung toimus selleks, et otsustada, kas ta tuleks eelvangistusse jätta või mitte. Kaamerad ei ole föderaalkohtus lubatud. Meil on kohtusaalis ka reporter Nick Papantonis WFTV-st, kes liitub meiega kohe varsti, et selgitada, mis juhtus ja mida see selle juhtumi jaoks edasi tähendab. Räägime temaga kohe. Siiani on Timothy Hudson olnud vabaduses ilma järelevalveta. Võite mäletada, et algselt esitati talle selles juhtumis süüdistus alaealisena tema vanuse tõttu ning tal lubati elada oma onu juures, kuni tema juhtum süsteemis läbi vaadati. Aga nüüd mõistetakse talle kohut täiskasvanuna. Täna palusid prokuröri kohtunikul paigutada Timothy eelvangistusse enne kohtuprotsessi. Ja kui Timothy nende süüdistuste alusel süüdi mõistetakse, ootab teda nüüd palju tõsisem karistus. Enne kui me jõuame uuesti kohtuniku otsuseni, tahan ma selgitada, milles Timothyt süüdistatakse ja kuidas me sellesse olukorda jõudsime. Ja me peame alustama Anna Kepnerist, kes on Timothy kasuõde, selle juhtumi keskmes olev naine. Nad mõlemad olid sellel kruiisil koos perega. Ja see pidi olema uue peretraditsiooni algus, mis tähistas selle kokkutulnud liitperekonna ühtsust. See kruiis kestis umbes nädala. See väljus Miamist ja suundus mitmesse sihtkohta Kariibi merel. Seejärel pidi see naasma Miamisse. See perekond tuli kokku tänu Anna isa ja Timothy Hudsoni ema suhtele. Selle loo puhul on väga olulised ka perekondlikud suhted. Sul on Chris Kepner, Anna isa, kes abiellub naisega nimega Chantel Hudson, kes nüüd kannab nime Chantel Kepner ja tema on Timothy Hudsoni ema. Siiani on palju arutletud selle üle, milline oli Anna suhe Timothy Hudsoniga enne tema surma. Anna Van Vanemed ütlesid ABC Newsile, et nad olid, tsiteerin, nagu sukk ja saabas. Nad ütlesid, et neil oli tõeline õe-venna tüüpi side, aga siis on inimesi nagu Anna, endine poissõber, kes ütles, et see oli tõest väga kaugel. Siin on see, mida ta ütles Space Coast Rocketi meediaväljaandele. Ütle mulle, miks? See oli kahtlane, sest ma teadsin, et vend tegi seda
ja ma kuulsin tema samme, nagu ta jookseks läbi maja, tead küll, sest ta jäi vahele. nii et siin on see häiriv anekdoot, mida ta väidab Hudsoni kohta ja milline Hudson väidetavalt Anna Kepneri läheduses oli. ja on väidetud, et Timothy ja Anna jagasid sellel laeval ühte tuba. kuni selle aasta aprillini polnud meil ametlikult palju teavet selle kohta, mis seisus Anna surma uurimine oli, sest see juhtum Hudsoni vastu oli pitseeritud. Kuid nüüd oleme saanud palju rohkem teavet hooldusõiguse vaidluse kaudu, mis toimus perekonnakohtus, kus kaamerad on lubatud. Ja mis puudutab Chantel Kepnerit, kes on Timothy Hudsoni ema ja tema endist abikaasat. Nüüd on tema endine abikaasa süüdistanud Chantelit pärast Anna Kepneri surma selles, et tal olid laeval, tsiteerin, sobimatud elukorraldused. Chantel Hudsonit süüdistas tema endine abikaasa ka selles, tsiteerin, et ta ei haldanud Timothy ravimite kasutamist korralikult. Hooldusõiguse arutelul ütles Chantel järgmist ja on oluline, et te seda kuuleksite, sest see võib mängida rolli Timothy kaitses, kui see juhtum kohtusse jõuab. Mis puudutab Timothit, siis kas tal on mingeid diagnoose? TAL on ATH. Ja kui kaua on tal ATH diagnoositud olnud? Umbes 3 või 4 aastat. See oli pärast teie lahkuminekut härra Hudsonist, eks? Umbes sellel ajal, jah. Ja kas ta saab oma ATH jaoks ravimeid? Ja saab. Ja mis ravimid ta selle jaoks sai? Metülfenidaat. Kas te? Kas te saaksite selle minu jaoks välja hääldada, palun? Andke teada, kui teate. Metülfenidaat. Ma ei tea õige kirja. Olgu. Carbomark on Concerta. Olgu, aitäh. Ja kui tihti Timothy seda ravimit võttis? Igal hommikul. Ja kas ta võttis selle ravimi kruiisile kaasa? Jah. Ta võtab ka ööseks 1 tableti. Casamaravo. Ei, see on Claudine. Mille jaoks see on? Unitas. Kas sa jätsid ravimi alles? Jah. Kas sa veendusid, et ta võttis oma ravimeid iga päev? Ta võttis oma hommikuse tableti iga päev ja jättis 2 korda õhtuse plonidiini võtmata. Sa hoidsid ka seda kogust enda käes? Jaa, nii on. Jah, vabandust. Ja mida sa mõtled sellega, et jättis Annuse vahele? Mis seal juhtus? Ta läks magama enne, kui ta selle sai. Ta juba magas. Ka see neljapäeva õhtu? Ei, neljapäeva õhtul. Ta ei saanud seda. Ma jäin enne teda magama. Lihtsalt veendumaks, et ma saan õigesti aru, proua. Kruiisi ajal jäi tal see õine ravim 2 korda võtmata. Üks neist öödest oli sellepärast, et ta jäi enne ravimi võtmist magama. Ja teine öö oli eelmisel õhtul. Õige, ma jäin enne teda magama. Jäi magama. Nii et ta ei saanud täna öösel ravimit. Jah, ta ei saanud seda enne juhtumit. Jaa, bravo. Hästi, aitäh. Ja see on see, mis väidetavalt laeva pardal juhtus. See oli 8. novembril, kui saime teate, et ühelt Carnivali laevalt, mis oli pärast nädalast Kariibi mere kruiisi just Miamisse sadamasse naasnud, viiakse maha surnukeha. See on video WSVN televisiooni vahendusel. Ajakirjanik nimega Sheldon Fox oli otsekail ja tal õnnestus saada video sellest, kuidas arvatavasti Kepneri surnukeha laevalt maha viiakse pärast selle sadamasse saabumist. Tema surnukeha viidi seejärel Miami-Dade maakonna kohtuarstibüroosse. Lahkamine tuvastas, et Anna suri niinimetatud mehaanilise lämbumise tagajärjel. Otsesemalt öeldes oli keegi ta väidetavalt kägistades tapnud. Nüüd ütles Anna isa ajalehele Daily Mail, et ta nägi oma tütre surnukeha kajutis, kust meeskonnaliikmed ta väidetavalt leidsid. Ta oli väidetavalt kägistatud surnuks ja siis topitud voodi alla, väidetavalt kaetud päästevestidega. Ainus teine inimene, kes tol ööl väidetavalt koos Annaga toas viibis, oli tema kasuvend Timothy Hudson.
Daily Mail kirjutab ka, et ööl, mille Anna tapeti, läks tema poolvend, kes samuti viibis koos temaga ja Hudsoniga samas kajutis, magama, teadmata, et Anna surnukeha oli endiselt selles kajutis. Järgmisel hommikul läks see poolvend koos Timothy Hudsoniga pere hommikusöögile, justkui poleks midagi väidetavalt juhtunud. Ja kui Anna hommikusöögile ei ilmunud, hakkas meeskond teda otsima. Just siis tegid nad selle kohutava avastuse tema surnukehaga kajutis. Mis puudutab Timothy võimalikku kaitset, siis tema vanavanemad ütlesid ABC Newsile, et Timothy on neile öelnud, et ta lihtsalt ei mäleta, mis juhtus. Nii et näeme, kas see saab olema osa tema kaitseargumendist, kui asi jõuab kohtusse. Oluline on märkida, et Timothy Hudds on esitatud süüdistustes, ent mitte süüdi tunnistanud. Täna kohus ei otsustanud, kas ta on süüdi nendes süüdistustes, mis puudutavad väidetavat kasue tapmist ja seksuaalset ründamist. Tänane istung käsitles seda, kas Timothy peaks saama elada vanglast väljas, kuni see juhtum liigub edasi kohtuprotsessi suunas. Kui Hudsonile esitati süüdistus alaealisena, lubati tal kohtutoimikute kohaselt elada oma onu juures ning ta kannab GPS jälgimisseadet. Nüüd, kui juhtum on täiskasvanute kohtus, on prokurörid palunud, et Hudson võetaks vahi alla. Vahi alla. Prokurörid on esitanud taotluse, milles öeldakse, et reeglid, mis lubasid Hudsonil vabaduses olla, enam ei kehti, väites, et süüdistatav on oht teistele ja tuleks eelvangistusse võtta. Nad lisavad veel, et süüdistatav pani toime kõige tõsisemad, räigemad ja rängemad kuriteod, mida üks inimene võib teisele põhjustada. Ta pani need kuriteod toime ohvri vastu, kellega tal ei olnud nähtavat tüli ning keda ta oli kasvatatud oma õe-vennana nägema. Lisaks pani ta need kuriteod toime ilma igasuguse hoiatuseta. Ta oli võimeline toime panema nii jõhkraid tegusid. Ja hoolimata näiliselt toetavast perekeskkonnast elab süüdistatav praegu kodus, kus elavad alaealised lapsed. Seetõttu ei saa ükski kohus olla kindel, et ükski tingimus või tingimuste kombinatsioon oleks piisav, et takistada süüdistatavat teistele ohtu kujutamast. Seega tuleks süüdistatav vahi alla võtta. Kindlasti on need prokuröride poolt enne seda istungit öeldud karmid sõnad selle kohta, miks Timothy Hudson tuleks enne kohtuprotsessi hoida vanglas või alaealiste kinnipidamisasutuses. Nüüd palus Hudsoni kaitse vastuseks, et istung toimuks sama kohtuniku ees, kes lubas Hudsonil olla vabaduses ajal, kui talle esitati alaealiste süsteemis mõrvasüüdistus ning just see täna juhtuski. Ja oma tänasele eelnenud avalduses palub kaitse, tsiteerin, nagu viimased 2 kuud on ühemõtteliselt näidanud, on võimalik kehtestada Timothy Hudsoni suhtes tingimuste kombinatsioon, mis tagab, et ta ei kujuta kogukonnale ohtu. Tsitaadi lõpp. Kaitse väidab ka, et Hudson on järginud kõiki umbes 2 kuud tagasi kehtestatud vabastamiskorralduse reegleid. Vaatame nüüd, mis täna kohtus juhtus. Meiega liitub nüüd reporter, kes viibis täna Miami kohtusaalis WFTV Nick Papantonis. Aitäh, et leidsid aeg. Nick, et meiega olla. Kõigepealt räägi lahti, mida me tänasest kaasa võtta saame ja mida see tähendab Timothy Hudsoni jaoks ning mis edasi saab. Praegu me teame, et Timothy Hudson jääb vabadusse sisuliselt oma onu hoole alla Florida läänerannikul. See on tema jaoks osaline võit, sest kohtunik ei ole veel lõplikult otsustanud, kas ta pannakse enne kohtuprotsessi vangi või mitte. Kohtunik ütles sisuliselt, et tahab siin mõned oma võimalused üle vaadata. Ma ei usu, et ta on põgenemisoht. Ma ei arva, et praegu on piisavalt tõendeid, et öelda, et peame ta kohe vahi alla võtma, aga see ei tähenda tingimata, et tal on vanglast pääsemise priikaart, kui ma seda väljendit kasutada võin. Me ootame temalt lõplikku otsust tulevikus. Ja ma tean, et tänane istung kestis umbes 2 tundi või nii. See on föderaalkohus, nii et meil ei ole sees kaameraid, et täpselt näha, kuidas see välja nägi. Mis oli nagu istungi kokkuvõte ja kuidas mõlemad pooled esitasid oma arvamused selle kohta, mis peaks juhtuma. Süüdistus rääkis selles asjas kõige rohkem. Prokurör oli väga kirglik, öeldes, et tema arvates on ta ohuks kogukonnale ja et ta võib põgeneda. See oli, tõsine kuritegu, millest teda süüdistatakse. Mõrv ja seksuaalne rünnak, mõlemad eluaegse vangistusega. Ta tuletas kohtunikule seda ikka ja jälle meelde ning meenutas kohtunikule väga üksikasjalikult Anna surma ja mõningaid detaile, mida pole varem avalikult avalikustatud. Ta esitas seisukoha, et ta ei tohiks vabaduses olla ja ta tuleks enne kohtuprotsessi, millel iganes see ka ei toimuks, vahi alla võtta. Kaitse rääkis märksa vähem.
Nad arvestasid juhtumiga. Nad ütlesid, et peavad seda kaudsetel tõenditel põhinevaks juhtumiks, nii et hoidke kinni. See on midagi, mida me näeme sageli kaitseadvokaatide puhul, kuid seekord oldi kohtuniku ja tema otsuse suhtes palju leplikumad. Teades, et ilmselgelt sellises juhtumis, kus nüüd hakkab välja tulema tõendeid, mis on teatud aspektide osas üsna selged, saab see nende jaoks olema raske võitlus. Ja nii, aga siiski nad lahkusid vähemalt ajutise võiduga. Ja kohtunik püüab otsustada järgmist. Kas hoida Hudsonit Miamis ja kohtumaja lähedal, mida advokaadid eelistavad, või leitakse talle koht Hernando maakonnas või Tampa piirkonnas, mis on sellele perele lähemal. Kohtunik näib arvavat, et talle oleks parem, kui perekond saaks teda sagedamini külastada ja selleks oleks rohkem võimalusi. Sa mainisid ka seda, mis juhtus ja ma viitasin sellele, et me saime teada selle juhtumi kohta uusi üksikasju, mida varem pole avalikustatud. Saime teada ajavahemiku, millal väidetavalt Anna suri. Viimane sõnum, mis tema telefonist saadeti, oli Snapchati sõnum. Ja see oli umbes kell 20:14 tema surma õhtul. Turvakaamera salvestisel laeval ei olnud näha mingit liikumist kajutisse ega sealt välja pärast seda, kui ta viimati oma kajutisse läks ja selle ajavahemiku jooksul. Kuni Timothy Hudson pistis oma pea kajutist välja, vaatas mõlemas suunas mööda koridori umbes kell 22:13. Ja siis lahkus kajutist ja oligi väljas. Kedagi teist polnud kajutis enne, kui noorem pereliige tuli umbes tund hiljem tagasi, viibides seal umbes 30 sekundit kuni 2 minutit. Ma arvan, et see oli see ajavahemik. Ja see noorem pereliige ütles uurijatele, et ta ei näinud oma õde sel ajal, kui ta sinna tagasi läks. Ta jättis selle noorema pereliikme sinna ja tuli tagasi vahetult pärast südaööd, kui Timothy oli juba toas tagasi. Väidetavalt takistas Timothy tal mõneks minutiks tuppa sisenemast ja lasi ta siis sisse. Ja see pereliige ütles taas, et ta ei näinud oma õde seal. Samuti saime teada, et hommikul pärast seda, kui väidetavalt Anna suri, nähti Timothyt kõndimas laeva ühest küljest teise, justkui diagonaalselt. Ta peatus prügikasti juures 22 sekundiks ja pendis siis tagasi oma kajutisse. Ja prokuröörid ütlesid kohtunikule, et selle aja jooksul andis Anna telefon laeva ruuteritele signaali, sest tal oli selle laeva internetipakett, kuni Timothy jõudis prügikastini. Ja kui ta vendis tagasi oma kajutisse, jätkas Anna telefon signaali andmist sellele ruuterile, mis oli prügikasti lähedal. Nii et see on huvitav areng. Milline oli kohtusaalis õhkkond, kui need uued üksikasjad avalikuks tulid? Ma ei tea, kes veel kohtusaalis olid, kui rääkida pereliikmetest. Ma tean, et ma usun, et see oli Timothy Hudsoni isa, kes oli temaga täna kohtumajja minemas. Milline oli õhkkond, kui selles asjas toodi välja uusi andmeid? Milline oli sealne õhkkond, kui see kõik päevavalgele tuli? Kõige rohkem emotsioone näitas tegelikult prokurör, kui ta püüdis oma juhtumit esitada. Perekond on kuulnud, see oli isa, sul on õigus, kes seal oli. Ma usun, et ka onu oli kohal. Ja aga see perekond on neid üksikasju varem kuulnud, need tulid välja istungil, kui teda peeti veel alaealiseks, see oli veebruaris. Me saime just selle istungi protokolli kätte ja ma lugesin seda enne, kui me rääkima hakkasime. Ja ma nägin, et nad kirjeldasid seda seal palju detailsemad, kui me täna kuulsime. See polnud nende jaoks tingimata uus ja me ei näinud neilt eriti emotsioone ega reaktsioone. Me nägime, et Hudson pühkis paar korda silmi, kui prokurör rääkis tema vastu esitatud süüdistuste seksuaalse rünnaku osast. Aga olgem ausad, ta nuuskas ka kogu selle aja jooksul nina. Seega polnud selge, kas see oli rohkem emotsioonidest tingitud või oli see pigem seotud allergiatega, sest praegu on ka Floridas sellega probleeme. Ja see pidi olema ka minu järgmine küsimus, sest iga kord, kui oleme näinud Timothy Hudsonit ja praeguseks on see olnud 2 korda, siis esimesel korral, kui ta ilmus Miami kohtusse, kattis ta oma näo, kui ta kohtumajja sisenes. Ja siis täna, kus ta tegelikult oma nägu ei katnud, aga tundub, et tal on alati väga stoiline ilme. Ta pole eriti emotsioone välja näidanud. Mis sulle veel silma jäi, olles temaga samas ruumis, arvestades, et temast oleme nii palju kuulnud alates eelmise aasta novembrist, kui see kohutav tragöödia aset leidis? Mis sulle tema juures silma on jäänud, olles temaga samas ruumis?
Tead, ma arvan, et üks huvitav asi selle juhtumi juures on see, et täna toodi välja, et sellise olukorra jaoks puudub kohtupraktika. Nii et me räägime siin uskumatult tõsistest kahtlustustest ja süüdistustest, kuid haruldased pole mitte süüdistused ise, vaid asjaolud. Ja siis räägime me 16-aastasest noorest. Kõige lähedasem juhtum, mille ükski advokaatidest leidis, oli mõne aasta tagune juhtum, mis puudutas surma kruiisilaeval. Ja selles juhtumis ei olnud tegemist 2 täiskasvanuga. Ja nii kui sa kuulad advokaatide juttu ja vaatad Hudsonit, siis saad aru, et räägid 16-aastasest noorest, kellest enamikus teistes olukordades peetakse ikka veel alaealiseks, kes on bioloogiliselt samuti veel alaealine. Ja sa räägid võimalusest saada eluaegne vanglakaristus. Ja isegi kui ta nõustub süükokkuleppega, ootab teda 30 aastat vangistust. See oli osa prokuröri argumendist, miks teda peeti põgenemisohtlikuks. Ja see, kui tõsine olukord sellel noormehel praegu on, kui ta süüdi mõistetakse ja mida ta üldse silmitsi seisab, ei ole midagi sellist, millega 99% 16-aastastest kunagi kokku puutuks. Ja seetõttu on sul, kui keegi, kes tihti kohtuid kajastab, raske seda olukorda mõista. On väga sürreaalne rääkida selle juhtumi asjaoludest ja siis vaadata ohvrit ning kahtlusaluse või süüdistatava vanust. Ja see on osa sellest. Kui tundub, et Hudson ise oli toimuvaks valmis. Ma olen kindel, et tema advokaat oli teda hoiatanud ja tema advokaat tuli tegelikult täna hommikul temast vastassuunast. Nii õnnestus tal enamike kaameraid veenda, et ta tuleb ühest suunast. Ja siis hiilis ta viimasel hetkel kõigile selja tagant ligi. Seda ei ole tegelikult võimalik vältida, kui tuled kohtumajast välja. Ja nad võtsid küll aega enne, kui välja tulid, aga nad ilmusid siiski üsna kiiresti ja veendusid, et auto oleks kohe seal ning valmis, et ta saaks sisse minna ilma rääkimata. Kepneri perekond on sinu kajastuspiirkonnast. WFTV kajastab Kesk-Floridat ja teeb seda väga hästi. Tead, ja ma mõtlen lihtsalt nendele perekondlikele suhetele, mis selles loos on olnud, kus tegemist oli liitperekonnaga, kes oli sellel kruiisilaeval. Ja siis on sul tead hooldusõiguse juhtum, mis on seotud Chantel Kepneriga ja info, mida me sellest teada saime. Kuidas on sinu jaoks olnud selle loo kajastamine ja perekonna eri osade kajastamine? Keda kõiki on mõjutanud see, mis sellel laeval juhtus? Ma saan sellest rääkida vaid teatud määral. Meil on teine reporter, kes on perega rohkem tegelenud kui mina. Aga see on olnud omamoodi ebatavaline, sest paljud üksikasjad, mida me selle juhtumi alguses teada saime, tulid just sellest perekondlikust dünaamikast. Ja see on miski, mille suhtes pidime reporteritena ettevaatlikud olema. Ringi liikus palju süüdistusi, palju asju, mida ei olnud kinnitatud. Meil ei ole nende toetuseks ühtegi tõendit, kuid need tulevad selle perekonnakohtu toimiku kaudu, mis on juba iseenesest ebatavaline. Ja see on miski, millele me Florida meediaväljaannetena sageli ei keskendu. Perekonnakohus ei jõua tavaliselt meie huviorbiiti. Aga juba dokumentide põhjal on näha, kui palju segadust selles peres valitses, sest keegi ei püüdnudki tegelikult varjata, mis toimub. Nii saimegi teada, et Timothy Hudson oli selle juhtumi kahtlusalune juba algusest peale. See on meie jaoks olnud ebatavaline. Kas oli mingeid märke ja ma tean varasematest intervjuudest, et Anna Kepneri pere poolelt ütles tema isa, et ta ei tule Timothy Hudsoni kohtuprotsessile, et ka tema naine, Timothy Hudsoni bioloogiline ema, ma usun, eks ole, et ka tema ei tule kohtuprotsessile. Kas oli täna mingit märki neist või kedagi Anna Kepneri pere poolelt kohal? Ma ei näinud kedagi, kes oleks tundunud pereliikmena. Ma ei ole neid kunagi isiklikult kohanud, aga kui nad inimesi kohtusaali tõid, siis tehti seda kindlas järjekorras. Ja kui kutsuti perekonda, siis tuli sisse ainult üks pool. Nii et jah, ma nägin ainult Anna poolel, seal olid enamasti ajakirjanikud, kohtutöötajad ja tundus, et ka mõned praktikandid. Timothy Pooler oli ka mõned ajakirjanikud, aga tundus, et seal oli palju rohkem perekonda, kes teda tema bioloogilise poole pealt toetasid. Ja nüüd, kui kohtunik on selle otsuse teinud, sisuliselt otsuse, et lõplik otsus tuleb hiljem, mida me võime selles asjas järgmisena oodata? Nii et nüüd juhtub see, et kohtunik annab marshalitele korralduse otsida Tampa piirkonnas sobiv asutus, kus Hudsonit hoida. Ja eriti Hernando maakonnas või selle lähedal, kus tema perekond praegu elab. Nad on juba Miami-Dade'is ühe asutuse tema jaoks heaks kiitnud. Ja mõlemad advokaadid ütlesid kohtunikule otse välja, et nad eelistaksid, kui ta oleks Miami-Dade'is.
aga kohtunik arvas, et Hudsonil oleks parem, kui tal oleks võimalus oma perega suhelda. Seega lähevad marssalid välja niipea, kui neil on võimalus, et vaadata, kas Hernando maakonnas või mõnes ümbritsemas maakonnas on asutus, mis vastab kõigile nõuetele, et teda majutada. See hõlmaks ka tema majutamist koos alaealistega, keda süüdistatakse samuti täiskasvanuna, kuid keda pole veel süüdi mõistetud. Osa korraldusest on tõenäoliselt ka see, et üksikvangistust ei tohi rakendada. Seega peab see olema koht, kus teda saab majutada grupis. Ja kui leitakse sobiv asutus kuskil Hernando, Tampa, Sarasota piirkonnas või isegi Ocalas, mis jääb meie piirkonna ja Orlando katvusturu vahele, siis peab kohtunik selle põhjal otsuse tegema. Kas ta jääb kindlaks sellele, mida ta sellel istungil ütles? Nimelt, et ta ei tundu olevat põgenemisohtlik ja nende kuude jooksul, mil ta on vabaduses olnud, pole vahejuhtumeid olnud. Aga samas tuleb arvestada ka väga reaalse võimalusega, et teda süüdistatakse oma kasuõe tapmises. Ja see juhtus ilma igasuguse hoiatuseta, nagu prokurör täna korduvalt rõhutas. Nii et kohtunik peab tegema raske otsuse, kas määratada vahi alla või mitte. Kohtunik ütles ühel hetkel, et kui tegemist oleks vanema inimesega, näiteks 20, 22 või 24 aastasega, siis oleks see inimene praegu vahi all. Ja siin on määravaks vanus ning eriti need ressursid, mis Hudsonil on tema käsutuses. Tal ei ole autot, tal ei ole palju raha, ta on 16, eks, nii et tal ei ole võimalust põgeneda, nii nagu kellelgi teisel. Ja nagu sa enne ütlesid, see on väga ainulaadne juhtum mitmel erineval põhjusel. Lihtsalt traagiline juhtum, mida me jälgime edasi. Nick Papantonis WFTV, aitäh, et võtsid aega ja olid meiega Law and Crime saates. Oleme selle eest tänulikud. Pole probleemi. Suur tänu teie aja eest. Meiega liitub nüüd seda otsust analüüsima endine föderaalprokurör ja West Coast Trial Lawyersi president Nima Rahmani. Alati on hea meel siin Law and Crime saates näha. Mulle tundus huvitav, et kohtunik ütles täna midagi sellist, et kui Timothy Hudson oleks 20-aastane, siis ta oleks vahi all. Aga kuna ta on 16-aastane, saab ta Miami föderaalkohtust vabalt lahkuda. Teda ei hoita siiani eelvangistuses. Mida sa sellest otsusest arvad? Chris Stewart, aitäh, et mind alati vastu võtad ja tead, meie föderaalses kriminaalõigussüsteemis ei ole alaealiste vastu eriti palju süüdistusi. Tavaliselt toimub see osariigi kohtus. On ilmselge, et see on juhtum, kus räägitakse kruiisi laeval toimunud mõrvast. Seega on siin föderaalne jurisdiktsioon. Aga ma võin isiklikult öelda, et näiteks olen pannud üle 1000 inimese föderaalsesse vanglasse ja ma ei mäleta, et oleksin kunagi alaealist süüdistanud. Seega on alaealise süüdistamiseks vaja läbida palju protseduurilisi samme. Loomulikult mõrvajuhtumi puhul tehakse seda kindlasti. Aga põhjus, miks ma seda ütlen, Chris, on see, et föderaalvanglates pole marssalite jaoks lihtsalt nii palju kohti alaealistele nagu osariigi kohtusüsteemis. Mida sa arvad sellest, kuidas föderaalsüsteem tundub kohtlevat Timothy Hudsonit? Sest ühest küljest on ta ju vaid 16-aastane, bioloogiliselt on ta alaealine. Aga samal ajal on teda süüdistatud mõnedes kohutavates kuritegudes. Ja ma mõistan, miks prokurörid ütlevad, et ta võib olla ohtlik, arvestades seda, millest teda süüdistatakse. Ning tundub, et neil on selle tõestamiseks tugevad tõendid. Eks näis, kuidas see välja mängib. Aga tundub, et siin on teatud tasakaal. Jah, ta on alaealine, kuid samal ajal mõistetakse teda kohut nagu täiskasvanu üle. Ja selles pole kahtlustki ja sa räägid kellegi kasuõe vägistamisest ja tapmisest, eks. Palju hullemaks minna ei saa, nii et selles pole küsimustki. Tavaliselt peetakse sellist inimest kogukonnale ohtlikuks ja ta võetaks vahi alla. Küsimusi ei esitata. See oleks juhtum, kus vahi alla võtmist eeldatakse. Tavaliselt ootaksid, et kaitse isegi nõustub vahi alla võtmisega, sest see on nii iseenesest mõistetav järeldus. Ma arvan, et kui kohtunikul oleks olnud rohkem selgust ja ta oleks teadnud, kuhu inimene paigutatakse ning kui USA prokuratuur oleks tulnud ja öelnud, kuulge, me oleme rääkinud marssalitega. Me oleme rääkinud selle asutuse juhiga. Ta eraldatakse üldisest vanglapopulatsioonist. Ta ei ole koos täiskasvanud meesvangide ega eelvangistuses olevate kinnipeetavatega. Ma arvan, et see oleks ilmselt asja lahendanud. Ma ei usu, et kohtunik jäi rahule. Vaata, valitsus saab alati minna ja taotleda eelvangistust ning paluda asja uuesti arutada. Ma arvan, et kohtunik tundis end lihtsalt ebamugavalt, sest selget paigutust polnud. Ilmselgelt esitas kaitse mõned argumendid. Näiteks, et vaadake, siin on inimene, kes elab oma onu juures, kes varem ei maganud ja kes on osalenud kõigil eelnevatel kohtuistungitel.
Ma ei usu, et see oleks olnud määrav, kui tal oleks olnud sobiv paigutus olemas. ja see oli mu järgmine küsimus. Kelle vastutus see sellistes olukordades siis on? Sest nüüd nad hakkavad otsima ja proovima leida kohta, kuhu teda paigutada. Nad ei tahtnud teda panna Miami-Dade'i maakonna arestimajja, kus talle süüdistus esitati, vaid võib-olla leida midagi Florida Mehhiko lahe rannikule lähemal, kus ta algselt pärit on. Kelle vastutus on see töö eelnevalt ära teha ja tulla välja ettepanekuga, et usume, et see on asutus, mis ta praegu vastu võtab ja siin ta võiks olla? Kriminaalasjas on tegelikult 2 osa, mis puudutavad vastutust üksikisikute suhtes. Juhtumi alguses, enne kui on süü tunnistatud või süüdimõistev otsus vandekohtu või kohtuniku poolt, on kinnipeetavad või vahistatud USA kohtumarssalite vahi all. Kohtueelse järelevalveteenistus tegeleb samuti riskide hindamise ja soovituste andmisega, kuid need on 2 asutust, kes haldavad üksikisikuid. Ja põhjus, miks nad vastutavad, on selles, et tagada, et nad jõuaksid kohtusse ja sealt tagasi. Need ongi need isikud, kes tegelevad kinnipidamise või transportimisega enne süü tunnistamist või süüdimõistmist. Kui see süü tunnistamine toimub, siis liigub vastutus teistele isikutele, kelleks on tegelikult Föderaalvanglate büroo ehk BOP ja USA kriminaalhooldus. Nii et need ongi need isikud, kes on kaasatud. Ja sellepärast isegi kui kohtunikud teevad soovitusi näiteks kuhu keegi paigutada, võib BOP tegelikult saata igaühe ükskõik kuhu riigis, sõltuvalt võimalustest, turvalisusest, ruumist ja muudest sellistest asjaoludest. Nii et praegu peavad just marssalid andma teavet USA föderaalprokuröri büroole. See kõik toimub Justiitsministeeriumi alluvuses, et tagada sobiv paigutus enne kohtuprotsessi. Kas sind üllatas, et ta sai lihtsalt välja jalutada, arvestades, milles teda süüdistatakse ja et teda menetletakse nüüd täiskasvanuna? Kas sind üllatas kohtuniku selline otsus? See otsus üllatas mind. Ma mõistan seda otsust ja lihtsalt seda ebakindlust. Ma arvan, et kaitsjad tegid siin head tööd, tuues selle ebakindluse esile. Ma mõtlen, kohtunik ütles konkreetselt, et kui ta oleks täiskasvanu, siis poleks mingit küsimustki, ta oleks vahi all. Nii et kui sa usud, et teda menetletakse põhjendatud täiskasvanuna ja see on juriidiliselt korrektne, siis ma arvan, et ta peaks samuti olema kohtuprotsessi ajaks vahi all. Tead, kinnipidamine ei ole sobilik, kui keegi on põgenemisohtlik või ohtlik. Ja ma ei saa tegelikult põgenemisohtu kommenteerida, ma pole kindel, et see on olemas. Aga on kindlasti palju tõendeid selle kohta, et ta on kogukonnale ohtlik. Ja üks asi, mille prokuratuur tõstatas, on see, et ta elab koos 2 teise alaealisega ühes majas. Ma mõtlen, et see on potentsiaalne probleem. Ja ta seab ohtu ka teised inimesed, kes selles kodus elavad. Jah, sest see ongi see osa, kus ma mõtlen tänastele prokuröridele. Ja sellest, mida me oleme kuulnud inimestelt, kes on kohtusaalis sees, räägiti seal sellest, kui ohtlik ta prokuröride arvates on. Ja nad toovad välja kõik need juhtumi üksikasjad. Ja ma mõtlen, me oleme ju varemgi rääkinud sellest, millest teda süüdistatakse. Ja ma lihtsalt mõtlen, et kui sa oled prokurör ja sa lausa rõhutad, kui ohtlik ta avalikkusele on, aga siis ütleb kohtunik, et kui ta oleks 20-aastane, siis ma kindlasti hoiaksin teda kinni. Ma mõtlen, mida veel oleks prokurörid saanud teha, et teda eelvangistuses hoida enne kohtuprotsessi. Ma arvan, et mida prokurörid oleksid pidanud tegema, muidugi on see tagantjärele tarkus, tead, pärast lahingut targutamine, kuidas iganes seda nimetada. Õige, tagantjärele vaadates oleks pidanud selle paigutuse tõesti korralikult läbi mõtlema, et kohtule esitada. Vaadake, siin teda hoitakse, ta on seal turvaliselt. Temast ei saa vägivalla ohvrit, sest ilmselgelt me teame, et see on täiesti võimalik. Kui neil oleks olnud nii, et see oleks tõesti kohtuniku meele rahustanud, siis ma ei usu, et me seda vestlust praegu peaksime. Ma usun, et ta oleks kinni peetud. Ja siis, kui jõuame mõne teema juurde, millest oleme varem natuke rääkinud ning mõne selle loo ainulaadse omaduseni. Ja ma rääkisin täna kohtusaalis olnud ajakirjanikuga ning ta ütles, et kohtunik tõi välja, et selle kohta pole tegelikult eriti palju kohtupraktikat. See on väga ainulaadne juhtum, kui mõelda 16-aastasele ja sellele kruiisilaevale. Tead, ma arvan, et ainus varasem juhtum, mille nad suutsid välja tuua, oli täiskasvanu kohta, keda süüdistati milleski sarnases sellele, milles nüüd süüdistatakse Timothy Hudsonit. Kas sinu kogemustes on midagi, millega saaks võrrelda seda, millega me praegu tegeleme? Ja kui sa tegeled juhtumiga, millele võib-olla pole palju varasemaid pretsedente, siis kuidas see mõjutab seda, kuidas menetlus kulgeb? Kohtunikel on tavaliselt kautsjoni määramisel palju kaalutlusõigust.
tegemist on tegelikult kaalutlusõiguse kuritarvitamise standardiga. Kui soovite selle edasi kaevata näiteks 11. ringkonna apellatsioonikohtusse, siis sageli teevad need otsused kohtumagistraadid. Tundub, et selles asjas tegi otsuse ringkonnakohtunik, kuna tegemist on nii tõsise küsimusega. Aga sul on õigus, Chris Stewart. Pretsedente pole palju, sest see pole lihtsalt nii levinud. Föderaalse mõrva süüdistust esitatakse harva. Tavaliselt see administratsioon teeb seda palju rohkem, eriti osariikides, kus nad leiavad, et surmanuhtlust ei ole või prokurörid on kuritegevuse suhtes leebed. Aga tavaliselt käsitletakse mõrvajuhtumeid osariigi kohtus. Alaealiste vägivaldsete kuritegude menetlused käsitletakse osariigi kohtus. Seega ei ole teil neid juhtumeid palju, sest tavaliselt puudub föderaalne jurisdiktsioon või on seaduse jõustamise seisukohalt politseinikud, šerifid, detektiivid, kes asja uurivad, sobivam, et see oleks osariigi juhtum. Teate, mis teeb selle juhtumi nii ainulaadseks, on see, kus mõrv toimus, nimelt kruiisilaeval. See ongi tegelikult ainus põhjus, miks me räägime sellest, et see juhtum on föderaalkohtus. Ei tea, milline saab olema Timothy Hudsoni kaitse, kui asi peaks kohtusse jõudma. Me teime, et tema vanavanemad ja mõned teised pereliikmed on öelnud, et ta ise ütleb, et ta lihtsalt ei mäleta, et ta kaotas teadvuse. Ja ma tean, et olen seda küsimust sulle varemgi küsinud, aga kuna me oleme selle teema juures jälle tagasi, siis selleks, et see oleks tõsiselt võetav kaitse, mis teda tegelikult kaitseks, mida oleks vaja sel hetkel tõestada. Kas üldse on midagi, mida saab tõestada selle ma lihtsalt ei mäleta kaitsega? Sest ma tean, et tavaliselt pole see varem kohtus eriti tugev argument olnud. See on väga keeruline kaitse, Chris Stewart. Ma mõtlen, vandekohus tavaliselt ei usu seda, aga see saabki olema raske juhtum, mida kaitstaks. Sageli, mida sa mõrvaasjades näed, on see, et see polnud mina, eks. Keegi teine tegi seda. Kaitse, et teo pani toime kolmas isik. Tead, nad olid ainsad 2 inimest selles toas. Ja asjaolu, et toimus seksuaalne rünnak ja tõenäoliselt on selle kohta ka tõendeid, teeb väga raskeks selle vaidlustamise kavatsuse põhjal. Ja seda kaitse siin teebki, eks. Öeldes, kuulge, see võis küll juhtuda, aga ta ei kavatsenud teda tappa. Aga siin on kägistamine, lämbumine. Ma mõtlen, et see saab olema raske, väga raske. Ja siis tead, need muud asjad, millest me räägime, enesekaitse ja sellised teemad, teate, tapmine, afektiseisundis toime pandud kuritegu. Ma mõtlen, et ilmselgelt tema advokaadid hakkavad teda mingil moel kaitsma. See tundub mulle natuke nagu viimane meeleheitlik kaitsekatse. Võib-olla on see tõesti ainus kaitse, mis neil on, sest see lihtsalt ei sobitu teiste võimalustega. Tead, võib-olla näeme mingit kokkulepet ja kergendavaid asjaolusid, kui tal tõesti on vaimse tervise probleeme, aga sellise juhtumi puhul ei pääse ta kindlasti lihtsalt minema. Tegelikult on ainus küsimus see, kas ta saab kunagi elus tingimisi vabastuse või föderaalsüsteemis katseaja, eks. Kas see on midagi nagu järelevalve all vabastamine, midagi sellist tulevikus? Ma ei tea, sest see saab olema väga keeruline, arvestades, et meil pole ainult mõrv, vaid ka seksuaalne rünnak. Ja tead, ma mõtlen täna sellele otsusele, mille see kohtunik tegi. Ja ma mõtlen tõenäoliselt selle video kommentaaridele, kus inimesed ütlevad, miks te lihtsalt ei viska teda Miami-Dade'i maakonna vanglasse? Miks me üldse nii väga hoolime? Tead, inimesed ütlevadki nii selle põhjal, milles teda süüdistatakse. Kui kohtunik teeks sellise otsuse ja Timothy Hudsoniga juhtuks midagi, siis kuidas võiks selles etapis tehtud viga mõjutada näiteks edasist apellatsiooniprotsessi? Jah, ma mõtlen, et kohtunik tegelikult ei saa seda otsust teha. Ma rääkisin sellest siis, kui oli juttu BOP paigutusest. Kohtunikud võivad igasugused asju öelda, aga peab olema mingi kokkulepe, tead küll, marsalite ja selle konkreetse asutuse vahel peab olema leping, eks. Me näeme seda kogu aeg. Tead küll näiteks, kui ICE-il saab ruum otsa ja nad sõlmivad lepingu kohalike või eravanglatega, et hoida inimesi seal, kuni nende väljasaatmisprotsess käib. Aga see ei ole nii, et föderaalid saavad lihtsalt minna, tead küll, maakonna vanglatesse ja need üle võtta. See oleks sisuliselt omavoliline ülevõtmine. Siin on see võimude lahususe küsimus. Nii et see ei ole tegelikult midagi, mida kohtunik saaks käskida. Kohtunik saab otsuse teha ainult selle põhjal, mis talle esitatakse. Aga mis puudutab täidesaatule harule ja eriti maakonnal ütlemist, kuhu vange paigutada, siis see oleks sobimatu ja ületaks tõesti tema volitusi. Niima Romani, endine föderaalprokurör, West Coast Trial Lawyersi president. Alati on hea sind Law and Crime saates näha. Väga keeruline juhtum, aga hindame sinu asjatundlikkust selles küsimuses. Aitäh, Chris! See lõpetab Law and Crime'i esitatud saate On the Case. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Nüüd oleme ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.